Ajad on praegu ärevad. Kuigi maailma tähelepanu on Lähis-Idas toimuval sõjal, jätkub sõda ka Ukrainas. Rainer Saks, meie üks usaldusväärsemaid Ukraina sõjakajastajaid, kirjeldas mulle sealset rindejoont nii. Otse silmitsi Ukraina ja Vene sõdurid enam ei olegi. Et mõlemal poolel on droone nii palju, siis rindest kummalegi poole on 20-kilomeetrised niinimetatud tapatsoonid, kus kumbki pool püsivaid positsioone hoida ei taha ja kus toimetavadki tapjadroonid. Sel uuel rindel kasutatakse üha enam droonide juhtimiseks ka tehisaru abi. Täistund uuris, millised on Ukraina õppetunnid meie kaitse jaoks ning kui palju robotid tegelikult juba iseseisvalt sõdida suudavad. Valge, külm vaikus võib olla petlik, kurja kuulutavgi, eriti kui piirkonnas on nähtud sõjaväelasi. Sõjapidamine talvistes külmades tingimustes võib olla üsna brutaalne, eriti kui vaja on ka jää alla sukelduda. See küll ei ole päris sõda, vaid meie kaitseväe ühisõppus ameeriklastega Rummus. So today we're setting off some demolition right here. And so us being CV divers, what we do is we do underwater construction and underwater demolition. So with that, if we have to remove an underwater obstacle, using underwater demolition to shear it in half. Kuid võib ju küsida, kas inimesed peavad kõike seda sõjaolukorras jätkuvalt ise tegema, jää alla sukelduma. Tehisaru, AI ja robotid on jõudnud ju ka sõjapidamisse. Construction aspect is still very heavily reliant on people. But AI is coming. I mean, it seems like it's coming that way. I think everyone's using AI at this point. Sõja AI, mitte enam katsepolügoon, vaid reaalne tanner on muidugi Ukraina. Suurtel keelemudelitel põhinev tehisaru aitab sünteesida luureinfot, kuid äsja levis maailmas uudis, et Ukraina kasutab edukalt ka droone, mis inimjuhtimist enam üldse ei vaja. Inimene sisestab vaid sihtmärgi, selle leiab ja hävitab AI juhitav masin iseseisvalt. Kas see ongi saabuv reaalsus? Ise mõtlevad tapja robotid sõjas. AI ei ole lahendus, see on toetus meie võimalustele. Inimesed jäävad alles, nad ei kao kuskile, aga täna praegune Ukraina kaitseväe juhataja on väga selgelt öelnud, et ainuke võimalus sõda Venemaa vastu võita on olla tehnoloogiliselt kõvemal tasemel kui Venemaa, sest Venemaal puudub tegelikult võimekus olla tipptehnoloogilise arengu kõige kuumemas tipus. See võib tunduda muidugi meie soovunelmana, et Venemaa küll püüab Ukrainaga, kelle taga on lääneriigid, samalaadset uusimat sõjatehnikat ja AI'd arendada, kuid jääb selles ikkagi maha. Ent just tuli uurimus USA Stanfordi ülikoolilt, kus märgitakse, et AI alal on Venemaa 36 sellega aktiivselt tegeleva riigi pingereas alles 28. kohal. Üks põhjus president Putini, nagu on öeldud, tehnofoobia. Internetti peab ta turvariskiks nagu mobiiltelefonegi, ta kasutab turvatud tavatelefoniliine, loeb raporteid paberil. Riigipea vanas kinniolek mõjutab ka AI arendusi riigis, väidavad Venemaa jälgijad. Lisaks on paljud tarkvaraspetsialistid Venemaalt lahkunud. Murekoht on muidugi see, et Venemaad aitab Hiina ja seal ollakse AI ka sõjalise tehisaru arendamisel absoluutsel tipptasemel. Hiina on selles küsimuses väga kõrgelt ja paremini arenenud kui Euroopa täna on. Kui me vaatame investeeringuid tehisintellekti või tehistaibu valdkonnas, siis nii Ameerika Ühendriigid kui Hiina on kordades, mitte ühe ega kahekordselt, vaid kordades rohkem investeerinud sellesse valdkonda ja seetõttu on nad ka palju kaugemal ees meist. Seega, kui räägime Venemaa mahajäämusest tipptehnoloogia AI vallas, peame tunnistama ka Euroopa enda mahajäämust ja aeglust uusima kaitsetehnoloogia arendamisel. Võtame näiteks Euroopa suurima majanduse Saksamaa, kus on kaitse uue ülesehitamise programmi Zeitenwende raames kaitsetööstusele eraldatud tohutuid summasid. Now the money is there, that's a big enabler, and now we try to translate it from the money also via concepts, and it just needs a little bit of time to kick in. But what role does AI play in the future of German military? Well, we hope, of course, an increasing role and try to do the research on it, try to develop the concepts. I think it's too slow. Many of us in defense think it's too slow. Selle aegluse taga nähakse ka suurt probleemi, et Euroopa ei julge või ei taha suurelt mõelda.
nii arvab meie Eesti juhtiva kaitsetööstusettevõtte droonide kahjutuks tegemiseks senisest odavamate ja nutikamate, ka AI'd kasutavate rakettide arendamise ja tootmisega tegeleva Frankenburgi üks rajaja Taavi Madiberg. Et ma CDU Saksamaa siis võimupartei tipp-poliitikuga kohtusin ja ta ütles, et tead Taavi, et teie seal Baltikumis ja Poolas, teie olete meie viimane lootus. Ja ma mõtlesin, et inimene on lihtsalt viisakas, teeb komplimendi, et mis seal ikka. Aga siis ta selgitas seda, ütles, et vaadake, et meie ühiskonnas on tänaseks juba, me oleme jõudnud staadiumisse, kus puudub ambitsioon. Inimesed otsivad turvalisust, inimesed otsivad kindlust. Aga mis on kõige riskantsem valik? Teha ainult turvalisi ja kindlaid valikuid. Kuid miks ei võiks Euroopas need uuest tehnoloogiast suurelt mõtlejad olla meie, eestlased? Ja ma arvan, et kogu Euroopa kontekstis me alahindame Eesti mõju. Venemaa meie naabrina ei kao kuhugi. Ja seega see, mida me teeme Baltikumis, Eestis, sellest tegelikult võib sõltuda palju rohkem, kui me arvame. Sest selge on ka see, et Lääne-Euroopa otsib ideid, seesama ideede põud, millest me rääkisime. Eesti võiks selle täita. Me peame arendama relvasüsteeme ja mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale ja potentsiaalis muidugi ka ülejäänud maailmale. Eesti kaitsetööstuses on tehnoloogia viimas sõna, ka AI'd edukalt rakendavaid firmasid ridamisi. Paljud tegelevad droonidega, mis nagu Ukraina sõda näitab, on uus ründerelvastus. Tehnikaülikoolist välja kasvanud C2 Grid on aga 3D luure platvorm, mis analüüsib muutusi sihtmärgiks oleval alal. Me teeme siis videovoogudest interaktiivseid 3D-kaarte ja üldiselt me teeme 3D-kaarte lahinguväljadest või teistest operatsioonide aladest. Ja tänu sellele inimene, kes analüüsib videovoogusi, ei pea analüüsima iga videovoogude eraldi, kas on termaalne video, kas on tavalise vaadega video droonilt, aga ta saab analüüsida kaarti ja vaadata seal peal erinevaid muudatusi ja näha mingid anomaaliad või siis planeerida mingi teatud operatsiooni näiteks objekti ülevõtmise puhul. Kui nutikas AI'l põhinev kaitsetööstus muutuks meie majanduse üheks visiitkaardiks, kas ei anna see meile mingit liiga militaristlikku mainet, võib küsida. Samas meeldib või mitte, kaitsetööstus, just kõrgtehnoloogiline kaitsetööstus, on maailmas plahvatuslikult laienemas ja kui ka maailma tehnoloogia epitsentris California räniorus oli varem suurtel firmadel sõjandusega tegelemise suhtes teatav eelhoiak, ka eetiline tõrksus, siis nüüd on see kadunud. I think Ukraine and the conflict in Gaza all crystallized the nature of the security environment for the commercial sector, not just as an opportunity to make money, frankly, because that's what the commercial sector does, but just the realization that the world is not a safe place. And it's okay morally to participate in that. And I think companies are getting in line with that more and more in Silicon Valley, whereas it used to be 20 years ago, they didn't really want to touch military applications. Aga vaatame veel kord Euroopa kaitsetööstust, millega Euroopa Liidu tasandil varem ei tegeletud, kuid nüüd on see muutunud oluliseks teemaks. Kui palju Euroopa kaitsearuteludest on suunatud uue tulevikutehnoloogia väljaarendamisele ja kui palju räägitakse ikka vanast raskest metallist? Kui mingid riigid tahavad mingit väga keerulist tehnoloogiat arendada ja neil ei ole selleks endal piisavalt vahendeid, siis Euroopa Liit peaks soodustama moodsa tehnoloogia, eriti tulevikku vaatava tehnoloogia arendamist, ehk et need tehnoloogiad, mis täna ennast on Ukraina sõjas näidanud kui tulevikutehnoloogiad, need peavad saama fookusesse ja eraldi tähelepanu. Aga millise raha suunamine toimub sinna sellesse, see on praegu veel alles liivale kirjutatud ja see vesi võib sealt üle käia. Debates in Europe, they are going towards that direction that the future is drones led by AI, or they still talking about tanks and missiles? I think it's more traditional approach, still dominating. In our Security and Defense Committee, for many members, it's still eyes-opening. This transition from more traditional towards new days, future days. Looking at our region, I don't see any concerns. But some countries more
south and more west, it's a bit more relaxed situation. And believe that nothing is kind of critical. I mean, we have some extra time, although they don't have extra time, as Europe doesn't have extra time. So that's why I think we have to increase our efforts with Baltics, with Nordic countries in this regard, and come up as soon as possible with really tangible military capacity. Tagasi tulles nüüd AI juurde tänases sõjanduses, mil määral on see juba reaalsus, mil määral siiski haip? Kas tehisaru kasutamine sõjanduses on juba massiline? See ei ole veel massiline. Tegelikult, kui see töötaks väga hästi, siis see muutuks täiesti massiliseks ja ma olen kindel, et mingis perspektiivis see muutubki domineerivaks tehnoloogiaks. Aga selleks, et hästi töötaks, on veel päris palju minna. Et võtame näiteks selle sama drooni teema. Praegu on ju lendavate droonidega suured raskused, et sidet on väga kerge häirida, samuti ühte drooni saab korraga juhtida üks inimene, kes peab olema kuskil seal lähikonnas. Palju parem oleks, kui oleks niimoodi, et droon lendaks täitsa ise ja üks inimene saaks lasta korraga välja palju droone, see on tohutult efektiivsem. Ja muidugi neid autonoomseid droone on seal pidevalt katsetatud, aga siiamaani on nende võimekus olnud lihtsalt suhteliselt madal. See tähendab, et inimene loodab siis tulevikus ka oma mõtlemist anda tehisarule üle, et enam ei pea sõjanduses mõtlema inimene, vaid tehisaru ühel hetkel planeerib ise neid operatsioone. See on kindlasti väga ebameeldiv ja mingid tehisarud ise hakkavad otsustama, keda siis hävitada, et see meile loomulikult ei meeldi. Aga vaadates sõjanduse toimimise loogikat, siis kui see annab efektiivsust, siis seda ka tehakse. Samas ei ole väga kindel, et me suudame inimesi igas positsioonis asendada. Näiteks koht, mis on kõige selgem, on kõige tavalisem robootika. Et meil ei ole praegu mingit võimet teha robotit, mis suudaks toas ringi liikuda ja tõsta musti nõusid pesumasinasse. Ja kui me sellest oleme veel väga kaugel, siis me ilmselt oleme väga paljudes asjades veel väga kaugel täisautomatiseerimisest. Tehisaru on maailmas ka sõjanduses midagi täitsa uut ja ikkagi ütlevad ajaloolased, et iga uut asja tuleb vaadelda ka läbi inimkonna varasema kogemuse prisma. I think historians like me believe that everything we're dealing with is not entirely new. There are patterns that have gotten us to where we are today. I think one insight that is critical comes from a 19th century Prussian philosopher, a man by the name of Karl von Clausewitz. And Clausewitz made the observation that you could think about the character of war versus the nature of war. And he argued that the nature of war did not change. It was still about violence. It was still about one group trying to force another group to accept its will. He contrasted that with the character of war, which changes all the time. The weapons that you use, the way that states are organized, the way armies are organized, those things change. So the killing will stop. That's right. At least in my reading of history, I think it's unreasonable to assume that artificial intelligence is going to create what some people have argued, a war zone without human beings, that it'll be a more bloodless. To me, that seems unlikely, and I think what we're seeing in the war in Ukraine is an example of that. The AI, robotics, drones have not replaced the terrible killing and lethality of war. They've just added another complex dimension to it. Tehisaru on jõudmas seega kõikjale, ka sõtta. Kuigi väita, et ta inimest juba täielikult asendada suudab, oleks praegu vale ja väga ennatlik. Ainus hea uudis selles loos oli meile ehk see, et meie oma kaitsetööstus on uute arengutega väga täpselt kursis ning püüab ka meie kaitseks rakendada kõige uuemaid sõjandusalaseid teadmisi. Ja need tulevad praegu Ukrainast.